Natuke elulisi soovitusi, et nendel, kellel on kindel plaan minna välismaale. Esiteks on see, et ma lihtsalt omast kogemust räägin, sest ma olin pigem julge, aga kui ma läksin sinna ja ma tagasi mõtlen, siis ma ikkagi võib-olla ei olnud väga julge. Et ärge tundke kohatust ja lihtsalt minge ja küsige, mis iganes küsimust teil on, kelle iganes käes. Samamoodi on tööga, et ma kahjuks ei jõua praegu finantsidest väga rääkida siin, aga et kellel on vaja näiteks tööd, siis number 1 reedel e-mailide saatmine ei too mitte mingit tulemust. Sa pead olema ise aktiivne, minema kohale ja küsima seda, et põhimõtteliselt peale gümnaasiumi lõpetamist te tõesti ei oska nagu midagi. Et sellist kerget tööd saada, siis sa pead minema ja näitama, et sa oled motiveeritud seda tegema. Kindlasti välismaal õppimise üks suuri eeliseid on see, et te leiate väga palju erinevaid sõpru üle maailma ja kasutage juhust ja reisige ja käige võimalikult palju. Et ma arvan, et see on üks suuremaid plusse. Siiamaani üle maailma tekib teil sõpru, kelle juurde siis saate minna. Liituge igasuguste, see kehtib ka Eesti kohta igal pool, et liituge erinevate organisatsioonidega ja näiteks spordivõistkondadega. See annab võimalus, esiteks välismaal on sellised organisatsioonid, nad on popid, et ma ei tea, ma mäletan, kui mina lõpetasin, siis võib-olla mul oli selline tunne, et Eestis see ei ole kõige popim, aga seal on need lahedad inimesed ja see annab teile, pakub päris palju võimalusi, uusi tutvusi, pluss tasuta reise ja igasuguseid pidusid ja kõik jutud, mis seal on. Ma soovitan alguses minnes elada vähemalt alguses elada ühikas. Et ühikas on selline koht, kus nagu asjad juhtuvad või kuidagi, et ühikas on koht, kus siis 5 aasta pärast meenutada, kui tore oli ja need asjad tõesti jäävad meelde. Võib-olla mõned negatiivsed ka, aga pigem ikkagi positiivsed. Ja siis peale seda, siis te juba olete kursis sellega, mis toimub ja siis te saate edasi otsustada. Jah, see küsimusi kohta, et alati olge julged ja pigem küsige. See on oluline. Ja meeles peaks, et te valiksite selle pigem teile õige eriala. Te saate alati vahetada, see pole probleem, aga see välismaale minemine on nii või naa selline pigem risk. Ja see ei ole kõige kergem otsus, see on tõesti nagu oma mugavustsoonist väljaminek. Ja ma mäletan ennast, ma olin selline 19-aastane, nagu ma ütlesin, ma arvasin, et ma olen jube tark ja olin väga naiivne ja läksin sinna Inglismaale kohale ja mul ei olnud väga tegelikult oma taustauuringut ära tehtud, et mis ma siis seal nüüd tegema hakkan. Ja siis ma olin oma kohvriga seal bussijaamas ja ma ei osanud mitte midagi teha. Ja ma kartsin natuke rääkida ka võib-olla, sest tegelikult see ei ole üldse oluline, sest see kartus läheb kohe ära. Aga ühesõnaga ma ei olnud oma uurimust teinud ja siis ma seal nukrutsesin, ma olin nutmise, puhkamise ääre peal ja õnneks mingid inimesed, 60-aastased tulid mu kõrvale, et love, what's your problem? Aga stiilis, et kindlasti tehke enne minekut see research ära ja rääkige inimestega, teiste eestlastega, kes juba on välismaal ja et see annab kindlasti teile seda enesekindlust juurde ja seda, et teil kõik läheb hästi. Sellepärast, et kindlasti läheb midagi valesti. Niiviisi, et te olete maruvihased ja seal süsteemide peale ja kõige peale. Aga jah, et suurepärane kogemus, kellel on viitsimist, kellel on tahtmist, kellel on julgust, siis ma kindlasti soovitan minna. Isegi kui teil, ütleme, selle erialavalikuga, millele ma ikka paneks väga palju rõhku, et see õigesti teha, võib-olla te ei pane sellega päris pihta, siis see elukogemus või see kuidagi see elukogemus, mis te saate, on ikkagi väga märkimisväärne. Ja sellepärast ma paningi selle ettekande nimeks Challenge Accepted, sest et see on ikkagi pigem selline Challenge Accepted. Aga tänud kuulamast ja pärast saab vist küsimusi küsida. Tänan, Katrin, suur tänu. Me saame igal juhul see teema, mida sa puudutasid, see rahastamine, me jõuame sellest rääkida. Me jääme siis, kui pärast on meil selleks diskussiooniks aeg.